tere! Täna ma tahtsin jagada midagi väga tähtis ja see on see, et mis on evangeelium. Tihti me kuuleme evangeeliumi jagamisest või kuulutamisest, aga mis reaalselt on evangeelium? Paulus kirjutab midagi väga lahedat roomlaste kirjas esimeses peatükis salm 16 ja 17. Vaatame seda. Ta ütleb nõnda. Sest ma ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Ehk Jumala vägi päästeks ainult üks asi, mis on evangeelium. Mitte imed, mitte teod, mitte ilusad naeratused, mitte midagi muud, vaid evangeelium on Jumala vägi päästeks, mitte midagi muud. Nii et see on väga oluline sõnum. Miks see nii oluline on see, et Paulus siiski annab hoiatust. Vaatame Galatlaste kirja. Galatlaste kirja 1, 6-9. Galatlaste kirja 1, 6-9. Ta ütleb, ma imestan, et teie nii ruttu pöördute ära temast, kes teid Kristuse armu kaudu on kutsunud mingi teistsuguse evangeeliumi poole. Mingi teist evangeeliumi ei ole, on vaid mõningaid, kes teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahupidi pöörata. Aga kui ka meie ise või ingel taevas kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud, olgu see neetud. Nagu me oleme teile juba ütelnud ja praegu ma ütlen jälle, kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mis teie olete vastu võtnud, see olgu neetud. Neetud siin on anatema ehk Jeesusest eemaldatud. See on väga hirmus asi, kui keegi kuulutab teist evangeeliumit, mis Paulus ei esialgu antud, siis olgu ta tõrjutud, olgu ta Jeesusest eemale tõrjutud. See on väga oluline, sest tänapäeval kuulutakse igasuguseid evangeeliumisid. Edu evangeelium, siis on palju teisi. Mormooni käes kuuleme ühte evangeeliumi, mis on vale. Jehoova tunnistajate käes kuuleme midagi, mis on vale. Alati kuuleme midagi ja me peame alati mõtlema, kas see on piiblikohane või mitte. Aga kus on evangeeliumi tähendus või sõnastus? See on esimese Korintlaste kirjas 15. peatükis. Vaatame seda. Esimene Korintlaste kiri 15, 1-4. Aga nüüd ma teen teile, vennad, teadavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille teie ka olete vastu võtnud, millest te ka seisate. Ehk nad võtsid evangeeliumi vastu, nad seisavad selles, teine veel nüüd, teine salm, ja mille läbi te ka pääsete. Me pääseme evangeeliumi kaudu. Mis see on, Paulus? Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Jah, peame kinni sõnadest, selle kaudu pääseme. Muidu olete küll ilma aegu saanud usklikuks. See on väga tähtis, me hoiame sellest kinni, usume seda. Nii, mis on evangeeliumi siis 3 ja 4? Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati 3. päeval üles pühade kirjade järgi. Boom! See on see. Kristus suri pattude eest, oli maetud 3. päeval, tõusis taas pühade kirjade järgi, sest ta suri, miks? Meie pattude eest. Ehk meie tegime pattu, igaüks on teinud pattu ja Jumala kirkusest ilma jäänud. Roomlaste 3:23. See tähendab, et me oleme kõik pattused ja hukkatuse teel. Me valetame, varastame, vaatame himustes naiste või meeste peale, rikkume abielu südameis, Jeesus ütles. Me kasutame tema nime ilma asjata, Issanda Jumala nime või Jeesuse nime. Me vajame päästet, sest me oleme nagu kurjategijad Jumala silmis. Ja kui me oleme reaalselt kurjategijad, Jumal saadab meid vanglasse, tema vanglasse igaveseks põrgusse. Ehk Jeesus suri meie pattude eest, ehk kataks neid, karistus võttis. Pühade kirjade järgi, see ei olnud mingi väljamõtlemine. Jumal juba kuulutas ette, et me teaksime, et pääste tuleb. Siis ta ütleb, et ta oli maetud, ta tõesti surigi.
ja 3. päeval tõusis taas. Ta ei jäänud surnud, vaid ta tõusis taas. Nüüd, kui meie pääsja tõusis taas, meil on lootus, et meie ka tõusime taas tema ka viimasel päeval. Ja siis me mõtleme, kas see reaalselt on kõik? Nii on, piibel ütleb, nii on. Siis järgmised salmid ütlevad nõnda. Ja et ta näitas ennast Keefasele, Peetrusele, seejärel neile 12 jüngritele. Seejärel näitas ta endast ühtaegu ennem kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama. Siis ta näitas ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele. Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. Mina ju olen apostlite seast kõige väiksem, see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust. Aga Jumala armust olen see, kes olen. Ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Olgu nüüd mina või nemad, kes on nemad, nüüd ta ütleb. Kas mina, Paulus, või nemad, kes on nemad? Neid 500, Peetrus, Keefas, Jaakobus, jüngrid, kõik eelmainitud, ütleb. Olgu mina või kõik need eelmainitud 11. salmist. Nõnda me kuulutame ja nõnda olete teie saanud usklikuks. Me kõik kuulutame seda sama, Jeesuse surma, pattude eest, matmist, ülestõusmist 3. päeval pühade kirjade järgi. Ja nii lihtne see ongi. Kui keegi ütleb, et ta kuulutab evangeeliumi või jagab sinuga evangeeliumi, alati mõtle, kas see on piiblikohane või mitte. Kui ei ole, siis Paulus ütleb, olgu ta neetud, see on väga hirmus. Nüüd, kui sinul ei ole seda reaalsust veel elus, kui sa ei hoia sellest sõnumist kinni, nagu ta ütles esimeses Korintlastes kirjas, siis nüüd on päästepäev. Täna hoiate sellest kinni. Jeesus suri sinu eest. Sul on lootust ees. Võtta Jeesus kinni. Jeesus ütles Markuse evangeeliumist 1.15. Nüüd on aeg teist saanud. Nüüd on kuningriik käes. Uskuge evangeeliumi ja parandage meelt. Meile parandamine on see, et me muudume oma meelt. Me hakkame nõustama Jumala ja tema sõnaga, jätame pattu, otsima andestust tema käest. Ja siis usume evangeeliumi. See on see, et me hakkame reaalselt uskuma, et Jeesus suri meie patte eest, oli maetud ja tõusis taas 3. päeval pühade kirjade järgi. See on pääste. Kiitus olgu temale ainult. Amen.